kuulake igal laupäeval 18:00 otsesaates Kriisi Productions, Riku ja Karla. Tšuksi võitis loteriiga $10 miljonit. Sõber küsis, no mis sa tegid rahaga? Noh, mis ma siin ikka tegin? Võlad andsin ära sõpradele ja aga mis sa ülejäänuga tegid? No, ülejäänud ootavad. Tere! Tere, Riku! Tere, Karla! Kuidas siis nädalakene möödunud? Ruid ratata ja ratata, rongirattad ragisevad. Väsimus, vanal mammutil on selline väsimus peal, et igal pool ainult kogu aeg käin ja reisin. Ma tead, mis vahepeal juhtunud on nädalaga või? Me oleme lähedal suve suursündmusele ja see ei ole ei Mändjala ega Pühajärve jaanituli. Nii? On Party Drive 2014, 16 seda ma tean. Ja kes on vahepeal jälginud ka Facebooki lehte, siis näeme siin ilusti, et meie uus ja uusin abiline härra turundus ja marketing on loovutanud ühe särgi võitjale, Alvar Andre. Palju õnne veel kord. Ja kes on automaatselt ka läinud VIP-piletiloosi? On veel paar särgi võitjat olnud, nende pilte ei ole jõudnud üles toppida. Vana inimese värk, ega ta ei oska ka. Mammut, nutitelefon, ei käi kokku. Lisaks on tulnud ka paar uut pilti uuest autost, Animal. See on kinni saadud nii Soomes kui ka Eestis. Mul tekib küsimus, kuidas nagu nii lühikese ajaga nii erinevates kohtades? See on teleportatsioon, on selle nimi. Et mul tuttavad ükskord proovisid õlleputka juurest koju teleportateerida, aga ärkasidki seal üles, koputati sauaga trellide peale, et noh, ärgake nüüd. Aga ühesõnaga, Party Drive 2014 Facebooki leht, krauseproductions.eu on koduleht, Vainest FM on raadio, mida kuulate ja nagu alati meil maailma kõige parem muusika.
beautiful. Take me to a place called paradise. Holidays, so beautiful. Listening to the sound and closing my eyes. Whoa. Igal laupäeval 18:00 otsesaates Kriisi Productions, Riku ja Karla. Ja tagasi. Ja edasi. Ja tagasi. Kas te teate sellist nalja, et kunagi oli vanas heas nõukogude aegses vabariigis oli Tapa linnas oli leht nimega Tapa kommunist ja järsku kommunistid otsustasid, et see nimi ei kõlba nagu sellele lehele ja kuna too oli aeg, kui oli väga kuulus ajaleht Edasi, siis pandi selline uus ajaleht nimega Tapa Edasi. Et need on ainukesed asjad, mida nagu mammut, jah, need on mammuti naljad, mida mammut meenutab. Ma räägiks midagi vähe noorematele ja kuulajatele, et endiselt käib särgiloos. Särgiloos käib nii, et leiad auto, kus on reklaam, teed pildi endast ja reklaamist ja saadad selle Facebooki lehele. Võid ka saata iga nädal. Konkurents on aina parem. Ja järjest nagu suurenevad teie särgivõidu võimalused. Aga üleüldiselt täna veel saatest. Näiteks täna tuleb meil jälle Illar oma möga suust välja ajama, nii palju kui ta sealt seda suust välja tuleb oma vana aja kohta. Räägime Itaaliast, sellepärast Itaalia on Party Drive'i järgmine peatuspunkt. Kalamees kindlasti on seal kuskil ja kui ta ei oska veel ütelda, kas ta on üleüldse see nagu siis, kuidas öeldakse, selginenud oma nii-öelda Poola käigust veel. Kalamehe reis pidi olema pilves selginemistega. Pilves selginemistega. Rajutormiga. Ja midagi saates veel tuleb, head muusikat, hästi palju, Party Drive 2014 Mammuti nalju kindlasti. Mammuti nalju nii et kilodega ja loomulikult kuulake siis Finest FM raadiot, mis on siiani parim raadio terves Soome Vabariigis, ütleks mina, nagu Eesti siis soo esindaja. On sul, Karla, veel midagi öelda? Lihtsalt on suu jäi kinni, põsed läksid punni ja nägu läks punaseks. Vaikus eetris. Eetris on vaikus. Ühesõnaga, Facebook ja koduleht krauseproductions.eu Party Drive 2014. Inimesed, osalege, vajutage osalemise nupule, peale seda kindlasti võtke ka meiega ühendust, sellepärast, sest siis te saate reisile. Muidu te ei saa reisile. Aga meie kuulame muusikat.
Ei juuri nyt saada yhteyttä. Taktinumerotin slaagitus ei. Ei juuri nyt saada yhteyttä. Taktinumerotin slaagitus ei. Ja kus on Kalamees? Vot nüüd ei saagi hästi aru, kas ta on Inglismaal või ta on Rootsimaal või ta on hoopis kuskil Soomemaal. Aga peaks olema Itaalias. No peaks. Peaks olema Itaalias. No mis siis ei taha rääkida, siis ei taha rääkida. Küll me ta ükskord kätte saame. Ei ole hullu. Mina arvan, et proovime ühte eelmise aasta osalejat. Tuli vihjena number, me ei tea, kes see on. On ta meessoost, on ta naissoost, on ta sabaga või sabatu. Et teeme prooviks talle. Et vaatame, kas tehnika veab Proovime. Või ei vea. Aga vahepeal siin olles eetriväriselt lobisenud Rikuga, siis tema ütles, et tema mõte läheb ainult siis käima, kui ta kuuleb vanaaegseid ja nõukoguaegseid laulurütme. No jaa, aga praegu me neid ei saa, sellepärast me helistame. No peaaegu. Nii, ja ootame. Pinge, väga pingeline. Kutsub. See ole võimalik. On. Sellisel kellaajal. Ja veel kellegi telefon kutsub. Ja laupäeval. No. Tere! Tere! Siin Karla. Ja siin Riku. Ja väga toredast raadiost nimega Finest FM. Šuh. Meil on selline küsimus, et me saime sellise anonüümse vihje, et olete eelmine aasta osalenud sellisel üritusel nagu Party Drive 2013. Kas see vastab tõele? Vastab. Rääkige ära, ärge hoidke kinni ennast. Suhelge vabalt. Kogemused, muljed. Mis te tegite seal? Kuidas see pidu läks? Hallo. Väga hästi läks, väga super üritus oli ja kõik oli väga hea. See aasta jälle. Kas te ootate seda nagu põhimõtteliselt? See on aasta oodatud üritus. No nii. Kas teil on õrn eetrihirm või? Kas teil on väike eetrihirm äkki või? Ei ole mul mingit hirmu. Ei, ma olen hirmuvaba inimene. Aga Karla ei ütle mulle, kellega me räägime üldse? Kui see saladus ei ole? Kui see on saladus, siis me räägime saladus. Oi, tere Ketlin. Aga ja mina Riku ja Karla kahekesti teeme sulle siin aplausi ja plaksutame, et olite ja veel parem, et tulite. Me rohkem ei kiusa. Kaunist laupäeva õhtut teile ja kui me ennem ei kohtu, siis 16. august 2014. Kõike kaunist. Ja ilusat pidu täna. No nii, vot siuke lugu. Aga nüüd räägiks paar sõna näiteks sellisest riigist nimega Itaalia. Ma muud ei tea midagi, ta on nii vana. Mis on selles mõttes, ütleksin nagu üllatus. Selle aasta üllatus. Esimene üllatusesineja on Itaalia. Et Itaalia on vägev riik. Seal on hästi lõbusad inimesed, sellised nagu elulised inimesed. Seal on hästi mõnus kliima. Mäed on viimase peal. Teed on superhead. Aga ütleks veel midagi, aga ei tule nii kiiresti. Sealt tuleb nii palju ja nii ebausutavat juttu, et mina küll ei usu. See ei ole ebausutav. See siis tegelikult ka näiteks seal on selline, ma ei taha küll midagi rääkida, Prantsusmaa on ju järgmine riik, eks ju, aga ma olen käinud niimoodi, et sõitnud, eks ju, piiri pealt üle teisele poole, siis kuulad täpselt enne piiri, kuulad Prantsuse raadiot ja siis vajutad klõps ümber Itaalia raadio peale, siis ütlen ausalt, et hääl on, et see kuuldub välja umbes niimoodi ja siis käib krõps ja siis teeb lalala. Aga mul on küsimus, 65-ndatel ei olnud ju väga raadiotki, kui sina käisid seal. No, siis oli küll. No sina oma väikse UKV-ga seal olid just UKV raadiod olid, aga ega seal, siis ega siin meil ei olnud midagi, seal olid välismaa asjad, vaata normaalselt sellised. Mis Mossega sa käisid seal? Ei saa öelda. Mul ei olnud tegelikult Mosset. Mul oli ZAS 968M. Ja see oli punane? Ei olnud, heleroheline. Ja M ei tähenda nagu tänases päevas mõttes nagu seda tuntud autobrändi. Ei, see oligi nagu M, sest see oli parem versioon esimesest sapakast. Nagu punane M on, jah, mis ma oskan öelda. See oli heleroheline. Aga me ikkagi reklaamime ennast, palun inimesed, tulge Party Drive'ile. Kindlasti, kui te ei tule, noh, siis te ei tule. Ja nüüd kuulame, millist muusikat Itaalias tehakse. Amore mio, non sai quante volte ho sognato che lei stesse distante da noi, ma poi si è intromessa ed ha rovinato tutto.
vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei più importante di quella ragazza amore, tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei il mio amore. Quante volte ho sognato che lei stesse distante da noi, ma poi si è intromessa ed ha rovinato tutto. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei più importante di quella ragazza amore, tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei il mio amore. Non siamo tranquilli per colpa sua. Lascia amore che ti dica una cosa, io voglio solo restare con te perché oggi quel che vuole solo avermi con te. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, lei lascia che ti Virole.fi on uus sooduspakkumiste portaal eestlastele ja soomlastele. Tutvu Eestis pakutavate teenuste ja toodetega Virole.fi. Õigusabi Soomes raadios Finest FM. Saade kujundatakse teie küsimuste alusel, mida käsitleme kolmapäeviti alates kella 4 õhtul. Kirjutage meile küsimus, arvamuslugu, näide või probleem finestfm.fi kodulehe vahendusel. Saade viiakse läbi advokaadibürooga Turunen ja Ignatius. Saadet toetab Stromento OÜ ehitustööd vundamendist võtmeteni. 2K autohuolto, autoremont ja hooldus Helsingis. Aadressil Tuulillasi T24F. Autovaruosade tellimine soodsate hindadega. Maini Finest FM ja sinule kehtib soodustus -10%. Klienditeenindus ka eesti keeles. Vaata lisainfot finestfm.fi kodulehelt. Või helista meile numbril 04 00 55 29 22. Kuulake igal laupäeval 18:00 otsesaates Kriisi Productions, Riku ja Karla. Ja nii, pärast suurepärast laulu oleme taas tagasi ja meil on nagu juba saanud... Oi! Illar, tere, astu edasi. Tule siia poole. Tere, kallid raadiokuulajad. Kuidas teil poisid siis
läinud nagu siin ka on vahepeal. No, mis ma oskan öelda? Suurepäraselt. Aga mul üks küsimus, et alles käis uudistes siuke asi, et hästi palju Soomes varastatakse viimasel ajal neid jobo jalgrattaid. Ja nähes, kuidas sina täna tulid sellega reipal sammul. Ise vana inimene, aga nii kiirel sammul. Poisid, minu jalgratta nimi ei ole jobu. Minu jalgratta nimi on otse tõlkes Tooneburg ehk haist vene keeles. Jaa. Et ja mitte jobu, nagu te just ütlesite, aga ma olen ka kursis mõnede meediakanalite selliste eriti Finest FM-i uudised, mida mulle topitakse söögi alla ja söögi peale. Ma neid pean kuulama. Aga jah, vanasti olid väga toredad sellised jalgrattad. Oli 2 ühesugust jalgratast. Ühe nimi oli Desna ja teise nimi oli Haist. Mitte peale jaist, aga haist. Mul isegi midagi meenub, et lapsepõlves oli midagi maksis 72 rubla ja 4 kobikat ja teine maksis 98. Aga tegelikult olid nad täpselt ühesugused. Vaata, et odavam oli veel paremgi. Täna ma üleüldiselt tahaksin teile rääkida keeltest ja keele eripärasustest maailmas ja maailma jagudes, nagu näiteks Soome Vabariigis on raamatu on piibel ja piibeli on nagu siis raamat või teistpidi kuidagi kirja. Aga eks ma enam ei saa ise ka aru, mida ma räägin juba vahepeal. Mul tundub, et sul on selle rääkimise üldse kuidagi raskusi, et kas see on sellest liigsest kalal käimisest? Siis kas hääl võib kostub teistmoodi kuidagi või? No jah, mina ütlesin ennem sulaselges eesti keeles, et ratta nimi on jobo, sina ütled mulle jobu. No. Andeks, kõrvad on ka juba oma aja ära näinud või kuulnud, tähendab tahtsin veel. Aga veel on mul teile täna igasuguseid toredaid üllatusi keelest rääkida, et näiteks kui te lähete sellisele üritusel nagu Party Drive, siis kohe ma lasen teile, kuna ma väga palju reisin laevaga, nagu Tallinki laevaga ja siis kuulen ja lindistan selle telefoniga, mis te mulle olete. Lindistan asju, siis ma saan teile palju asju nagu lasta. Ja näiteks praegu lasen teile ühe näite sellisest nagu keele siis valikust või barjäärist, millest kindlasti millega te Party Drive'il hakkama ei saa. Palun kuulake, kuidas tutvustada ennast üks hästi rahvas laeva peal. Aga ole sa tänatud ja kena matka sulle, me siis kuulame. Ma tahaks veel rääkida. No siis ei lähe, istu rahulikult taha pingile. Palju asju veel rääkida. No selge, me nüüd siis kuulame. See oli meeste rahvas, vabandust. No me kuulame nüüd, aga istu taha poole. Mina Soome Vabariigis asun monta vuotta jo. Mina opin soome keelu räägib nii hyvin jo, et mina nagu приемный kansalainen periaatteessa. Можно сказать уже, no, потому что monta vuotta asub teala ja soome keeli väga hyvin, et nagu... Ma nüüd ei saanudki päris täpselt aru, mis meil öelda taheti. Sellises keeles nagu siis ei tule Party Drive'il kuidagi. Ja mul on teile kallid raadiokuulajad üks tehtud selline väikene klipp valmis. Mõned näited, milliste frahasidega te suures laias Euroopas kindlasti hakkama saate. Sellepärast, et ilma keeleta keel on väga tähtis. Aga kuulake mu nõuandeid ja ma arvan, me oleme järgmine nädal. Ei teagi täpselt järgmine nädal, korjad keeled räägivad, et Karlal on sünnipäev ja pärast ma pean äkki üksi olema, ma ei oskagi veel ütelda seda. Aga noh, ma olen vana, tugev, värisev mees, et küll ma siis hakkama saan ja küll ma siis neile helistan, aga ei ole veel kindel, et siis Party Drive 2014 ja nägemist. Ole see tänatud Illar ja nüüd kuulame siis tema uhket lindistust. Mis ta sai, ma nüüd ei teagi täpselt, kas Tallinkist või kust iganes, aga kuulame. Tund number 2. Lesson 3. Vabandage, palju kell on?
I'm very sorry, but you got really beautiful legs, man. Te olete huvitav inimene. Oleks huvitav pisut vestelda. You seem to be a person with whom I'd like to have a little fun. Näete, siin samas nurga peal on üks hubane paar. Hey man, I have lovely pink bed in my villa in Miami Vice and new BMW. Teil on väga kaunid silmad. You got most beautiful balloons I've ever seen. Ja nahk on teil kui eebeni või sarapuu. And those nipples, they seem to be very hard at the moment. See kostüüm sobib teile imehästi. I'm sure that without that costume you would be more beautiful. Teiega oli tõesti väga huvitav vestelda. I didn't take your freaking wallet, you sweating slut. Nägemiseni. Get lost, sucker. Kuulake igal laupäeval 18:00 otsesaates Crazy Productions, Riku ja Karla. Ja tagasi, tere! Tere ja edasi. Ja saade Crazy Productions, Finest FM, Party Drive 2014 Facebookile ja crazyproductions.eu on kodulehekülg. Meil käib särgiloos, palun inimesed, võtke meie Crazy Productions logodega või Party Drive'i logodega pilte, enda selfisid, tehke. Oi, millised nägid. Nii popid välja. No, mina ka õpin iga aastaga, suren ikka lollina, aga et tehke selfisid Crazy Productionsi logoga, saatke ära, osalete särgiloosis ja nende särgiloosijate, nii-öelda särgivõitjate vahel loositakse välja siis VIP pääse Party Drive 2014, mis saab kindlasti olema täiesti viimase peal, sest eelmine aasta oli ta viimase peal ja see aasta tuleb ta täiesti viimase peal. Järgmise aasta kohta ma ei oska enam sõnugi ütelda, see on sõnatu olen järgmise aasta kohta täiesti. Aga ma lisan veel nii palju, et juhul kui on tulnud uusi kuulajaid, kes ei tea, kuidas särgiloos käib, siis lühidalt auto, logo, pilt, Facebooki leht ja tuleb särgiloos ja sealt edasi piletiloos. Siis, see on muidugi väga imelik, et nagu Karla sellist asja rääkis, eks ole, aga ta on siin nutnud mulle juba mitu saadet, et miks me üldse nagu Eesti muusikat ei lase? No, meie Party Drive ei ole selline tratata ja rallala, eks ole, et nagu siin on see laul, aga näiteks me võiksime kuulata eesti keeles midagi sellist.
see roos või orhidee, üht nad kinnitavad öö. Et talvil kestab, sellest ju vendab, vaikselt iga öö. Olgu sirel see roos või orhidee, üht nad kinnitavad öö. Et talvil kestab, sellest ju vendab, vaikselt iga öö. Olgu sirel see roos või orhidee, üht nad kinnitavad öö. Et talvil kestab, sellest ju vendab, vaikselt iga öö. Olgu sirel see roos või orhidee, üht nad kinnitavad öö. Et talvil kestab, sellest ju vendab, vaikselt iga öö. Kuulake igal laupäeval 18:00 otsesaates Kriisi Productions Riku ja Karla. No nii, ja oleme tagasi. Ja Crazy Productions Finest FM'is selline saade ja Riku täällä ja hei, moi, kuka siellä? Tere, Karla. Aga nagu te praegu aru saite, Maru Peenega rääkis, et minu lugu algus oli nagu palju lubav ja siis poole pealt pani ikka enda vaikselt roosid ja värgid. Ei pea kogu aeg midagi paha ütlema nagu nende asjade peale. Ei no ma ei ütlegi lihtsalt, nagu ma mõtlesin, ma silun ära selle, et muidu te tahtis mind ka nagu enda sinna liigasse, et vanasse mammutisse tõmmata, aga ei. Mis sa lobisid nii palju? Rahvas, meil on teile üllatus. 5. juuli. Jätke meelde, 5. juuli. Nüüd peaks tulema tegelikult selline muusikut. Aga ei tule. 5. juuli on pidu. Pidu siin, pidu seal, pidu iga nurga peal. Mina ütleks nii palju, et kõige parem pidu, või no kas kõige parem, aga tõenäoliselt üks väga suve suurim pidu tuleb. Party of the Party Drive. Tuleb Lõuna-Eesti kuplite vahel, looduskaunis väikses linnas. Ma vist rohkem ei räägi igaks juhuks hetkel. Ja klubis. Ja seal on pidu, seal on Party Drive'i esimene promopidu, aga see ei ole kõik. Kui te lähete klubisse sisse, seal on suured ekraanid. Ja kui te ekraanidest te näete mida, te näete teist pidu, mis toimub Helsingis täpselt samal ajal. Ja kui te tulete siia Helsingisse peole, siis te vaatate ja sõidab peale ekraanid ja sealt te näete hoopis seda pidu, mis toimub Eestis. Otepääl. Aga mul tekib küsimus, kuidas nad saavad seal peol olla tulla Helsingisse? Teleportatsioon, võib-olla. Sa just ütlesid, et su sõbrad jäid enne mõlut jooma ja tulid sauaga poisid. Nii, teleportatsiooniga. Aga siis ongi kõige lihtsam on otsustada ära, kas tahate olla seal peol või tahate seal peol olla. Discordid on Party Drive'i Discordid Rico Bernasconi ja Gary Kaos. Üks on siin, teine on seal. Ei tea, kus on kus, kes on kus. Aga siis on siuke lugu, et reklaam tuleb üles kindlasti. Ja, kui sa tahad olla Eestis peol, siis sa oled automaatselt nii-öelda ka Soomes peol, sellepärast sa näed kõike, mis seal toimib. Saate lehvitada, karjuda, lõigata. Kui sa tahad minna Helsingisse peole, siis sa oled põhimõtteliselt automaatselt ka nagu Otepääl peol. Ehk siis see oli nagu teleportatsioon. Moskvas tehti telesild. No aga mina mammut tean seda, teie keegi tea. Aga, ühesõnaga, me täname kõiki, kes on meid kuulanud, mitte et saadet hakkaks ära lõpetama, aga mõni inimene on kirjutanud, kuigi teid kirjutajaid on väga vähe, me siiamaani ootame ikkagi teie arvamusi sellest saatest, sellepärast et põhimõtteliselt peale Eurovisiooni hääletamist tehti juba Euroopas hääletamine ja ma ütleks, me olemegi tipus, et põhimõtteliselt me peakski enam saateid tegema, või mis sa arvad? Mina ütleks, et julge hundi rind on haavlaid täis, aga ma ei näe siin ühtegi julget, sest nii sellist tagasihoidlikku, paneks siia niisama mingit jagamist, et oi küüned, ripsmed või eestlased Soomes. Mis tööd sina teed? Mina või? Minul on see maailma kõige vanem amet Soomes. Ma panen ripsmeid ja küüni. Ja mis sina teed? Ja mis sina teed? Mul on see veel vanem, et sa paned ripsmeid küüni, ma panen küüni ja ripsmeid. Vahelduseks ta on krohviga näkku niimoodi hop. Et ärgu keegi tundke ennast puudutatuna, aga... Või tundke, kui tahate. Jah, aga me ei ole teid puutunud. See on elu.
et sellest me ei pääse ei üle ega ümber, siia on see rahvas kokku kogunenud, millegipärast on siia kogunenud, ju siis Eestis kas ei saanud hakkama või oli paha või lihtsalt taheti, et kõik asjad ära vahetuks elus. Ma tean, Eestis pole nii palju koledaid inimesi. Jah, ma ei tea, kas see on ka rassistlik nali, kui ma ütlen, et Hiiumaa mees ütleb Saaremaa mehele, et teil on ainult üks asi parem kui meil, teil on normaalsed naabrid. Et nagu ei tea, aga Party Drive 2014 on Facebooki leht, krauseproductions.eu on veebilehekülg, sealt te saate vajutada osalemise nuppe, saata igasuguseid meile oma andmeid, asju, et te saaksite tulla. Kommentaare ka ja kommentaarid on väga tere tulnud siiamaani, palun, saatke rohkem, mida ma veel pean kiiresti ütlema. Mul on üks küsimus, et alati kui sa seda krause, mis asi sul seal põses on? Münt on või? Ei ole. Mis siis? Paistesambad. Okei, nüüd ma tean, tal ei olegi hambaid. No just täpselt, tahtsingi seda paistes põsed. Kõik talvevarud on kõik põskedesse kogutud kokku. Ühesõnaga, inimesed, kuulake meid ikka ja jälle. Me laseme teile jube head muusikat, me laseme kõige paremad muusikat maailmas ja ükski raadio tegelikult eriti ei lasegi sellist muusikat, kui ainult meie saade ja Finest FM näiteks. Ja Finest FM-i saab kuulata sagedustel 107,4 Helsingi ümbruses, Espo, Vanda ja internetimaailma ja avarust ülemaailmne, nii et sa võid Finest FM-i kuulata Ameerikas, Känguru Jacki juures või Krokodil, kes ta oli Austraalias, Antarktikas, kui teti leiad ülesse ja kõik on väga tore. Aga nagu me siin lõpisime, kuulage me muusikat, palun.
kuulutused. Sivex on koristusteenuseid pakkuv firma Helsingis. Teostame kodu, kontori, trepikoja koristustöid ja aknapesutöid ning vajame sellele tööle kutselisi ja hästi motiveerituid töötegijaid. Võta meiega ühendust kodulehe vahendusel sivex.fi või rekry@sivex.fi. Edasa töökuulutus Finest FM 5.fi kodulehe kaudu. Audioekspert on see koht, kus saad tellida Soome muusikainstrumente nagu näiteks kitarre, löökpille, puhkpille ja kõike muud vajalikku neile, kes armastavad muusikat. Audioekspert.ee. Meie hindame kvaliteeti. Tähelepanu, advokaadibüroo Scanlex teavitab. Kui soovid katseajal töölt päeva pealt lahkuda, esita tööandjale arvestatav põhjus töösuhte lõpetamiseks, mis väldib hilisemaid lahkarvamusi. Küsi lisa Finest FM kodulehe vahendusel. Kuulake igal laupäeval 18.00 otsesaates Crazy Productions Riku ja Karla. Ja tagasi. Ja mina ka. Vahepeal selgus üks väga huvitav asi. Rikul on elektriga mingisugused omad kogemused. Ma küsisin, et kuidas sul täna läks lampi? Ma ei saanudki aru, kas ta sai voolu või mis tal juhtus? Siis niimoodi need on need, ma ju õpin ka, vaata nagu noorte slängi kogu aeg, ma olen nii mammut nagu ma olen. Aga Party Drive 2014 ja Crazy Productions saade siin pool Finest FM raadios. Millest siis täna rääkisime? Täna rääkisime igasuguseid jälle maailma muresid, rääkisime eestlastest, rääkisime soolmastest, rääkisime muulastest. Me ei ole rassistid, ausalt, kui keegi niimoodi võib arvata. Elagu Saaremaa, elagu Hiiumaa. Ja elagu küünetehnikud. Keel on igal ühel suud, tehku mis tahavad, kes kuidas väänab, kes kuidas räägib. Vägev on siin Soomemaal, ma ei ütle midagi. Aga veel vägevam on Euroopas, ausalt ütlen. Ja alates siis, kui me lähme, siis on suur suvi. Ja Helsingist 16. august, suur suvi. Siin pool hakkab juba lõppema. Siin hakkab tulema see hall argipäev, aga seda, kuhu poole me lähme, järjest lõuna poole. Järjest eledamaks. Ja järjest soemaks. Järjest rõõmsamaks. Aga loomulikult mitte nii rõõmsaks ei lähe inimesed, kui kõik selles kambas, kes liigub sinna selle võiduka grande finaale poole Mallorcale, et seal nagu tuleb vägev, seal tuleb nii vägev kõik inimesed. Võtke, kirjutage, saatke särgiga asjade pärast pilte. Aga nüüd, kui sa käisid seal, siuke küsimus, et siin on nii mõnigi inimene on küsinud, et puhkused on alati nagu kallid. Nii. Et mida nagu sinna lõuna poole ja kuurortitesse, et kuidas nagu see hinnatase on? Hinnatase on uskumatu, aga oleneb jah, kus sa oled ja mis sa teed. Kui sa tahad normaalselt olla, siis sul ei lähe üldse palju raha. Kui sa tahad, et sul oleks näpud püsti ja keegi lehvitaks sulle palmioksaga tuult väikese käes, kindlasti tuleb oma rahakotti hakata kergendama. Näiteks on juba inimestele ette teadmiseks oleks selline asi. Mallorca ja lõpupidu. Pakume välja inimestele, kellel huvi on, võite Facebooki kirjutada, et kas teid üldse huvitab, need inimesed näiteks, kes osalevad, kas teid huvitab see või osad ei huvita. 30 eurot maksab viimasele lõpupeole. Ma ei saagi öelda, see ei ole pilet. See on ühesõnaga see megapark, kes teeb selle lõpupeo, see annab inimesele võimaluse 30 eurot selle eest, te võite juua kella 8 õhtul kella 5 hommikul nii palju kui tahate. Öelge siis, kas see on kallis või ei ole kallis. No ma leian, et enam odavamalt ei saa, olles siit riigist läinud nagu sinna siis nagu jah. Tundub nagu, et odavamaid hindasid ei ole olemas enam. Aga praegu sotsiaalmeedia vahendusel võin öelda, et tuli üks siuke kiri salajane. Nii. Eelmise aasta osalejad kirjutasid, et läksid 2 sõpra, nimesid ei nimeta, Santa Susana spaari, võtsivad 20 euri kaasa, mõlemad naeravad nalja navani või nalja sabani, vahet ei ole. Et kurat, ei tea, mis selle eest saab ka või kas üldse saab midagi. Tulevad tagasi, higistavad, käed, õlud täis, näkid, värgid. Ja jälle naljakas. Üks teine küsib teiseks, mis sa naerad? Ma naeran seda, et sa ei saanud midagi ja kõik õlu on minu käes. No võtme. No võt.
ühesõnaga, seal ei ole kallis, kui sa... Seal ei ole kallis. Ma võin niisama öelda, et seal üks 6 pakk õlut, nagu ma loen siit, see ei ole reklaam kellelegi, see on lihtsalt öeldud, maksis lähedale 3 eurot. Poes. Ja see oli nagu selles puhkus, kuidas see oligi siis möki selles rajoonis või ma ei tea, kuidas nagu kämpingurajoonis, bangaloo. Jah, 3 euri, ma arvan, et see ei ole kallis, kui sa siin ostad poest endale ühe. Tead, inimestele hullult meeldib sinul seda möga kuulata jälle või? Sa räägid õlle, ainult saaks õlut, aga kus juures see käib puhkusega kokku, ega sinna mitte midagi parata ei saa. Ja seal on vägev. Mina joon kuuma ilmaga õlut, aga mida Riku joob põukat nagu vanasti Sina jood veini kuuma ilmaga, ma tean, mitte õlut. Sangria vein, teeme reklaami, see on alkoholireklaam. Sangria, 1,29, 1,5 liitrit, puhtana käden. Ei, kui 1,19. Assu, panin puusse. Nagu tavaliselt, aga noh, jah. Aga ma ei teagi palju meil lõpuni, igatahes me oleme täiesti lõpusirgel. Ja täname kõiki kuulamast. Party Drive 2014 Facebook, kirjutage, helistage, seal on numbrid, asjad olemas, kui te midagi teada tahate, osalege, vajutage peale osalemisnuppu, saatke oma andmed kindlasti ära, sest jäneseid meil peale ei võeta, ei niisusid ega kiisusid ega jäneseid. Nädala pärast võib tulla üks üllatussaade. Siis nädala pärast võib juhtuda üllatussaade, miks sa valetad teistele? Võib tulla, see ei ole lubatud. Kui sa ei ole võimeline saadet tegema, siis see on üllatus ju. No ongi. Tegelikult see ei ole kellegile üllatus. Ja kõik imestavad, et kuidas sa mitu nädalat järjest oled suutnud saateid teha. Laupäeviti. Jah, laupäeviti. Kell 6. See on ebareaalne. Ei ole, see on tervise spordiaeg, mis kui ma käin ratast sõitmas tavaliselt. Ratast sõitmas, millist ratast? Ratata või? Jah. Rooliratas on ka ratas. Nii, aga varsti on tulemas soovisaade algamas ja nüüd meie kuulame lõpuks, võiduka lõpu puhul kuulame ilusa laulu ja ilusat nädalavahetust. Just nii, ja võtke mõõdukalt.